See oli asula, mille Venemaa väitis end olevat hõivanud 2025 aasta lõpus. Venemaa valetas siis. Nüüd on ta lüüa saanud. Ukraina vabastas just Stepnahiski, vabastades selle venestamisest üleöö muljetavaldavalt, näidates sellist vasturünde taipu, mida oleme Ukraina vägedelt näinud suurema osa 2026 aastast. Aga see pole lihtsalt tavaline võit. Stepnahisk on üks strateegiliselt tähtsamaid asulaid Ukrainas, ühel lihtsal põhjusel. See on võtmetähtsusega kogu Zaporižžja vabastamisel. 18. mail teatas Ukraina kaitseluure ehk HUR, et Ukraina eriüksused viisid läbi operatsiooni, mida Venemaa ei osanud ette näha. Need väed ei olnud Stepnogorskis lihtsalt natuke maad juurde saanud, vaid olid koordineeritud rünnakute seerias täielikult asula üle võtnud, lükates peaaegu kõik Putini käsilased nende kindlustatud positsioonidelt välja. Venemaa sõdurid jooksid laiali, otsides varju, mis neid Ukraina vägede eest kaitseks. Selle käigus jätsid nad Stepnogorskis olulised positsioonid Ukraina kontrolli alla. See oli enneolematu ulatusega kapituleerumine ja suur osa sellest jäädustati kaamerasse. Telegramis HUR-i poolt jagatud videomaterjal räägib Venemaa Stepnogorski läbikukkumise loo. Me näeme, kuidas Ukraina tankid liiguvad asula poole, kaetud puuridega, mis on mõeldud selleks, et panna lähenevad kamikaatse droonid enneaegselt lõhkema, enne kui need jõuavad oma ohtliku töö ära teha. Laskmised kõlavad. Me näeme tuld, mis on suunatud Vene positsioonidele ja mida juhivad Ukraina rünnakujõud tankides ja soomukites. Video jätkudes näeme, kuidas Ukraina soomusmasinad sõidavad Stepnogorski linna sisse. Maapealsed väed osalevad linna lahingutes, otsides Vene imbujad ja hävitades neid. Droonid heidavad pomme, tankid tulistavad veel mürske. Tükkhaaval võetakse asula tagasi. See on Venemaa jaoks mõõtmatu kaotus. Kuid selle probleemi taga on veel üks suur mure, sest Stepnogorski kaotamine tähendab, et kõik Putini plaanid Zaporižžja jaoks on tolmuks muutunud. Aga enne, kui me selleni jõuame, on HUR-il veel palju öelda selle kohta, mida nende agendid tegid enne 18. maid. HUR avaldas, et see ülikiire operatsioon viidi läbi tihedas koostöös teiste Ukraina üksustega, eesmärgiga stabiliseerida olukord Stepnogorskis ning kõrvaldada Vene sõdurid, kes olid loonud kaitsepositsioonid asula võtmeosades. Ukraina võidu saavutamiseks kasutati õhuluuret ja täppistuld, nagu märkis Viktor Tokotšuk, kes on R-10 üksuse komandör ja kellel oli võib-olla suurim roll Ukraina edus Stepnogorskis. Kommentaarist selgub, et droonid mängisid, nagu sageli varemgi, võtmerolli. Kuid selle asemel, et sihtmärkide poole lennata ja pomme visata, kuigi oleme kindlad, et ka seda juhtus, andsid need droonid Ukrainale õhust ülevaate asulast, kui nende väed liikusid läbi ja vallutasid territooriumi tagasi. Tokotšuk jätkab, öeldes: iga hoone kontrolliti võimalike üllatuste ja alles jäänud vaenlase sõdurite suhtes. Me ei välista, et vaenlane jätkab katseid linna uuesti siseneda, kuid me oleme selleks valmis. See polnud mingi improviseeritud operatsioon, see oli tahtlik, hästi planeeritud ja äärmiselt surmav oma teostuses. Kõikide nende sündmuste tulemus oli isegi hullem, kui Venemaa ootas. Mitte ainult ei sunnitud nende vägesid peaaegu täielikult Stepnogorskist lahkuma, vaid Ukraina katkestas ka targalt peaaegu kõik varustusteed, mida Venemaa oleks saanud kasutada nende väheste sissetungijate toetamiseks, kes sinna alles jäid. Sild asulasse hävitati. Stepnogorski idaküljel on üks tee, mis näib veel alles olevat, kuid selle tee kasutamine sunnib Vene tehnikat läbima ristmiku, mis asetab nad otse Ukraina tulejoonele. Putinil on nüüd tõsine probleem. Need vähesed Vene sõdurid, kes Stepnogorskisse alles on jäänud, tuleb maha kanda. Neile ei tule mingit abi. Parimal juhul võivad nad loota, et suudavad 1 või 2 Ukraina sõdurit elimineerida, kuid tegelikkuses on tõenäolisem, et nad kas alistuvad või hävitatakse. Siiski on Putini suurem probleem see, et Ukraina poolt Stepnogorski varustusteede katkestamine muudab Venemaa jaoks igasuguse täiemahulise rünnaku linna vastu äärmiselt keeruliseks. Venemaa peab jätkuvalt lootma infiltraatoritele ja me just nägime, kui hästi see neil õnnestus. Muidugi üritas Venemaa oma positsioone kaitsta Ukraina lakkamatu rünnaku ees, kuid see kaitse oli nõrk, mis viitab sellele, et Venemaa pole Stepnogorski infiltraatoreid juba mõnda aega varustanud. Parim, mida nad suutsid välja panna, oli FPV-droon, mis varitses Ukraina tanke ja soomukeid. See droon ei jõudnudki isegi lähedale. United 24 teatel avastati ja hävitati see enne, kui see jõudis ühegi sihtmärgini. Oota korraks, üks FPV-droon. Kas Venemaa tõesti arvas, et suudab Stepnogorskit kaitsta üheainsa drooniga või olid selle asula väed varustuse puuduses nii suures kitsikuses, et see droon oli kõik, mida nad suutsid välja panna? See ei oma enam suurt tähtsust, kuna asula on vabastatud ja derussifitseerimine võib alata. See, mida siin näeme, on kokkuvõtte aasta jooksul ebaõnnestunud Vene katsetest Stepnogorskit vallutada, nagu avalikustas Ukraina presidendi kantselei juht Kirillo Budanov.
Rohkem kui aasta on vaenlane tulutult püüdnud Stepnogorskit okupeerida, visates sinna märkimisväärseid ressursse, kuid kandes tohutuid kaotusi, teatas Budanov, tunnustades seejärel Ukraina võitlejaid nende panuse eest. Tänan Ukraina kaitseministeeriumi HUR eriüksusi ja kõiki Ukraina kaitsejõudude üksusi, kes kogu selle aja jooksul on näidanud üles professionaalsust ja julgust, hoidnud rindejooni ning hävitanud Vene okupante, ütles Budanov. Seejärel lõpetas ta sõnumiga, mis teeb Putinile rohkem haiget kui miski muu. Venemaal ei ole nüüd mingit võimalust Zaporižjat ähvardada. Tuleme selle olulisuse juurde hiljem tagasi, kuid praegu teatab Pravda, et kõik Stepnogorski võtmekohad on Ukraina sõjaväe kontrolli all. Venemaal tulevad meelde varasemad sündmused, kuid mitte teised suured võidud, nagu Kupjanski vabastamine 2025 aasta lõpus. Ei, Venemaa näeb, mis just Stepnogorskis juhtus ja saab aru, et HUR-i muljetavaldav operatsioon on otsene järg sellele, mida Ukraina tegi vaid paar päeva varem. 15. mail teatas United24 meedia, et Ukraina väed purustasid Vene kaitseliinid Harkivi piirkonnas, vabastades Odradna küla koos 22 kilomeetri suuruse territooriumiga. Strateegia on selge. Ukraina aktiivne kaitse seisneb selles, et tuvastada Vene nõrgad kohad ja lüüa neile tugevalt, et lõpetada venestamine. Me nägime seda Harkivi piirkonnas 15. mail ja nüüd oleme seda näinud Stepnogorskis. Putin ei saa end isegi lohutada mõttega, et see, mida Ukraina on saavutanud, on ühekordne või kahekordne juhtum. See ei loe. Oluline on see, et Venemaa juht nutab oma viina sisse, sest see, mida ta just Stepnogorskis nägi, on osa mustrist, mis näitab, kuidas Venemaa märtsi alguses alustatud suur kevadrünnak on täielikult läbi kukkunud. Ukraina lihtsalt toetub aprilli edule, mis oli vasturünnakute rindel juba tohutult edukas. Sõjauuringute instituudi ehk ISW 2. mai raport näitas, et Venemaa kandis esimest korda alates 2024 aasta augustis toimunud sissetungist Venemaa Kurski piirkonda Ukrainalt territooriumi netokadu. Kui me selle sissetungi kõrvale jätame, läheb lugu Putini jaoks veelgi hullemaks. Venemaa pole netokadu kandnud alates Ukraina 2023 aasta suvisest vastupealetungist. Iga kuu pärast seda, välja arvatud 2024 aasta august, on Kreml saanud kiidelda territoriaalsete võitudega, ükskõik kui tagasihoidlikud need ka poleks olnud. Aprillis Kreml ei kiidelnud. Ja kui vaadata, kuidas mai kujuneb, kui Ukraina vabastab asulaid ja Putini väed põrkavad Donbassis jätkuvalt kaitseliinide vastu, võime olla tunnistajaks veel ühele Venemaa netokaotusele. Kui see juhtub, siis Stepnogorsk on selle tipphetk ja see, koos kõigi teiste edusammudega, mida Ukraina viimastel kuudel on saavutanud, annab Putinile märku, et initsiatiiv lahinguväljal liigub Ukraina kasuks. ISW ütleb, et lahinguvälja andmed on juba mõnda aega viidanud sellele, et olukord on muutumas. Vene vägede edenemistempo lahinguväljal on alates 2025. aasta novembrist pidevalt langenud, kuna Ukraina jätkuvad maismaa rünnakud ja Ukraina keskmaalöögid. 2026 aasta veebruaris kehtestatud Venemaa Starlinki terminalide kasutamise keeld Ukrainas ning Kremli Telegrami piiramine on ISW hinnangul oma 2. mai raportis süvendanud juba olemasolevaid probleeme Vene sõjaväes. Venemaa pole suutnud ühelegi neist probleemidest vastu astuda. Nüüd on see, mida CNN nimetab Venemaa võiduseeriaks Ukrainas, ametlikult läbi. Ukraina sõdurid hakkavad seda samuti tundma. Olukord on muutunud, väidab ohvitser nimega Kirillo Bondarenko, rääkides CNN-ile. Ta märgib, et Vene väed, kellega Ukraina nüüd võitleb, on kurnatud ja nende moraal on langenud. See juhtubki siis, kui Putin kulutab ära iga vähegi andeka sõduri, kes Venemaal on. Alles on jäänud vaid organiseerimatu, halvasti väljaõpetatud lihamass, kes ei taha Ukrainas olla. Kahuriliha ei võida sõdu, ükskõik kui palju seda Putinil ka käepärast oleks. Ukraina on just tõestanud, et üks hästi koordineeritud vasturünnak võib nurjata terve aasta jooksul Vene vägede tehtud pingutused. Aga Stepnogorsk on alles esimene samm ülejäänud Zaporižja suunas. Enne kui me selgitame, miks see nii on, tuletan kiiresti meelde, et te vaatate saadet The Military Show. Kui selline analüüs siin huvitab, siis kindlasti telli meie kanal, et sa ei jääks ilma ühestki meie videost. Pealtnäha ei pruugi Stepnogorsk tunduda millegi erilisena. See on väike maa-asula, mille Venemaa tohutu sõjavägi peaks justkui hõlpsasti vallutama. Selgelt pole neil see õnnestunud. Kuid Ukraina selle asula vabastamisel ja derussifitseerimisel on tagajärjed, mis ulatuvad kaugele väljapoole külapiire. Stepnogorsk oli Putini plaanide jaoks Zaporižja piirkonnas ülioluline ja siin on põhjus miks. Kui rääkida kaosest, mida Venemaa on üritanud rindel oma diversioonigruppidega tekitada, siis Stepnogorsk annab Ukrainale võimaluse rindeliini stabiliseerida ja sirgendada. Nüüd on Ukrainal tugipunkt, mida saab kasutada sügavamateks pealetungideks okupeeritud Zaporižja piirkondadesse. Ja see tugipunkt ongi see, mille Venemaa just kaotas. Enne kui Ukraina Stepnogorski vabastas, valmistati küla ette kui võimaliku lähtepunkti Venemaa tulevasteks pealetungideks Zaporižjasse. Sellepärast kulutas Venemaa üle aasta püüdes asulat vallutada, kuid ebaõnnestudes.
See on stardiplatvorm, lähtepunkt, mis on ideaalselt paigutatud nii, et Stepnogorskit kontrollival poolel oleks tulekontroll ümbritsevate logistiliste marsruutide üle. Kas sa mäletad neid ristmikke, mida me varem mainisime ja mis nüüd on Venemaa ainus alles jäänud tee tagasi külla? Need on just sellised marsruudid, mida Ukraina saab nüüd suurtükiväega pommitada iga kord, kui Vene väed on sunnitud Stepnogorskit ründama. Asula on oluline ka Putinile. Ta ei pruugi seda öelda, kuid 2025 aasta lõpus tegi Venemaa juht selgeks, et tungimine sügavamale Zaporižžja linn on Vene sõjaväe jaoks prioriteet. 29. detsembril teatas Reuters, et kindralpolkovnik Mihhail Toplinski, kes on üks Venemaa juhtivaid komandöre Dnipro sõjaväegrupis, ütles seda Putinile. Venemaa väed olid vaid 15 kilomeetri kaugusel Zaporižžja linnast, mis on selle piirkonna kroonijuveel ja mille järgi linn on oma nime saanud. Selleks ajaks, lisas Reuters, kontrollis Venemaa juba umbes 75% Zaporižžja oblastist, sealhulgas piirkonna tuumaelektrijaama. Aga linn on alati olnud peamine eesmärk. Ja Putin kinnitas seda detsembris, käskides oma armeel jätkata jõupingutusi Zaporižžja vallutamiseks. Stepnogorsk oli selle eesmärgi saavutamiseks võtmetähtsusega, kuna see oli just selline lähteala, nagu me varem mainisime. Psühholoogiliselt on see Venemaa jaoks suur löök. Aasta aega kestnud rünnakud asula vastu on nüüd tühja läinud, kuid strateegiliselt on see hoop veelgi hullem. Kui Stepnogorsk on Ukraina kontrolli all, saab Ukraina nüüd keskenduda sügavamale tungimisele Zaporižžja piirkonda ning tõenäoliselt on Huljapola Ukraina järgmine sihtmärk. See ei tähenda, et Ukraina oleks Huljapola tagasivõtmise lävel. Selgitame seda peagi. Kuid Putini jaoks tähendab see, et platvorm, mis pidi viima Venemaa väed Zaporižžja linna suunas, võib nüüd olla Ukraina käes, sundides Venemaad suunama vägesid eemale operatsioonidelt Zaporižžja oblasti idaosas. See on Putini jaoks probleem. See tähendab, et Stepnogorsk on saanud Ukraina esimeseks sammuks piirkonna vabastamise suunas, mis on olnud pideva Vene rünnaku all alates sissetungi algusest. Tulles tagasi Venemaale osaks saanud psühholoogilise löögi juurde, on Stepnogorsk huvitav juhtum. 2025 aasta lõpupoole esitas Venemaa hulgaliselt valesid väiteid asulate vallutamise kohta, valmistudes uueks rahuläbirääkimiste vooruks Ukrainaga. Arva ära, millise asula Venemaa väitis tol perioodil vallutanud olevat. Õige, Stepnogorsk. Venemaa väitis, et on selle asula vallutanud detsembri lõpus koos väidetava Huljapola ja Kupjanski hõivamisega. Me nägime, kuidas need väited Kupjanskis lõppesid ja just nägime, kuidas need Stepnogorskis ümber lükati ning nüüd peavad Venemaa väed Huljapolas muretsema. Need, kes võisid Venemaa väiteid uskuda, mõtlevad nüüd samuti, mis toimub. Stepnogorsk pidi olema juba ammu vallutatud, mis oleks andnud Putinile rohkem mõjujõudu rahuläbirääkimistel. Nüüd on see täielikult Ukraina käes. Me rääkisime varem hoogust ja see vabastamine näitab maailmale, et Ukrainal on tuul purjedes. Kui rahuläbirääkimised uuesti toimuvad, saab Ukraina viidata sellistele asulatele nagu Stepnogorsk ja öelda, vaadake, Venemaa väitis, et oli selle asula vallutanud. Venemaa valetas siis ja nüüd on nad sealt välja aetud. Ärge laske Putinile end petta, et Venemaa on mingi kõikvõimas sõjavägi. Kes teab? Stepnogorsk ja sellised asulad võivad rahuläbirääkimistes mängida palju suuremat rolli, kui keegi oleks osanud arvata. Siiski oleks igaüks, kes pööras tähelepanu sellele, mis asulas tegelikult toimus, isegi enne Ukraina devenestamispüüdlusi, näinud Venemaa valedest läbi. Veebruaris, 2 kuud pärast seda, kui Venemaa väitis, et on Stepnogorski vallutanud, tuli päevavalgele tegelik olukord külas. Venemaa polnud midagi vallutanud. Stepnogorsk oli muudetud nii surmavaks tapmisalaks, et sinna saadetud Vene sõdurid pidasid keskmiselt vastu vaid 12 minutit, enne kui nad üles leiti ja likvideeriti. Nüüd, kui Ukraina kontrollib Stepnogorskit, saab sellist tapmisala luua ka mujal. Tasa ja targu saab Ukraina tungida sügavamale hallidesse tsoonidesse, kus Venemaa väidab võite, mida ta tegelikult saavutanud ei ole. See toob meid tagasi selle juurde, mis saab edasi Ukraina tõenäolises pealetungis Huljapola suunas. Venemaa pealetung selles suunas ei läinud juba niigi eriti hästi. Peameeles Venemaa väitis juba 2025 aasta detsembris, et on Huljapola vallutanud. Aga aprilliks teatas New Voice of Ukraine, et Venemaa oli seadnud esikohale pealetungi sellele asulale, mis ei ole just see, mida peaksid tegema, kui oled juba midagi vallutanud. Isegi siis põhjustasid Ukraina vasturünnakud suurt segadust. Ukraina pealetung Aleksandrovka suunas sundis Venemaad ümber paigutama Huljapola jaoks mõeldud reservid. Huljapola. See ongi asja mõte. Vene rindejoontele tekkisid nõrgad kohad isegi aprillis. See ei tähenda, et Stepnogorski vallutamine tähendab, et järgmisena on Huljapola. Nende 2 asula vahel on mitukümnet kilomeetrit, seega üks ei vii teiseni. Venemaa on suutnud Huljapola piirkonnas luua tugevama kaitseliini kui mujal Zaporižžja suunal. Kuid mida Ukraina saab nüüd teha, on alustada vasturünnakuid teiste väikeste asulate vastu. Venemaa on saatnud infiltraatoreid igale poole, täpselt nagu Stepnogorskis.
Ukraina uus pealetung Huljaipola suunas tõenäoliselt veel selleni ei jõua, kuid see hajutab tähelepanu, sunnib ümberpaigutamisi ja kõik see tähendab, et Venemaa ei saa Zaporižžja linna suunas edasi liikuda nii, nagu ta soovib. Ja siin on asja konks. Venemaa teab juba, et tema plaanid Zaporižžja jaoks aastaks 2026 on läbi. Kui Vladimir Putin kavandas 2026 aasta kevad pealetungi, olid Donetsk ja Zaporižžja kaks peamist eesmärki. Nüüd on jäänud ainult Donetsk. Seda kinnitab 19. mai raport Ukraina väljaandest New Voice of Ukraine, mis tsiteeris Ukraina presidendi kantselei asejuhti Pavlo Palisat, kes märkis, et Venemaal pole seni õnnestunud ühtegi oma tähtaega täita. Donetsk peaks langema septembri alguseks, paljastas Palisa, kuid Venemaa edasiliikumise aeglane tempo selles suunas tähendab, et see tähtaeg möödub ammu enne Donetski langemist. Selle ebaõnnestumise kõrvalprodukt on see, et Venemaa ei suuda tugevdada oma pealetungi Zaporižžja suunas. Venemaa proovib seda siiski, kuid reservid tuleb suunata Donetski suunas. Ja kui Ukraina venestusest vabastab selliseid kohti nagu Stepnogorsk, siis suureneb tõenäosus, et 2026 aasta lõpuks näeme kas ummikseisu või isegi Ukraina edasitungi sügavamale Zaporižžjasse. Laiem pilt on see, et Ukraina on taas edukalt vasturünnaku läbi viinud. See ei olnud kunagi Putini plaanis. 9. mai. ISW raport ütleb, et Venemaa kevadrünnak on praktiliselt seiskunud, kuna Venemaal ei ole terve aasta jooksul õnnestunud saavutada ühtegi olulist operatiivset läbimurret. ISW lisab, et vallutatud territoorium, eriti 2026 aastal, on piiratud ja strateegiliselt ebaoluline. Seda probleemi süvendab Ukraina keskmaa strateegia, mis saab peagi Venemaale probleemiks kümnete miilide kaugusel uuest Stepnogorski rindelõigust tagapool, nüüd kui Ukraina kontrollib seda ala. Ukraina ühendab raketilöögid, kasutades selliseid süsteeme nagu HIMARS, mis on varem aidanud tabada Vene tagalat uue põlvkonna keskmaa droonidega, mis hävitavad Vene logistikat ja juhtimist rindetaguses piirkonnas. Ukraina keskmaa droonirünnakud olid aprillis juba kahekordistunud võrreldes märtsiga, kuna Ukraina tabas järjest enam sihtmärke kuni 180 kilomeetri kaugusel rindest. See on veel üks oht Venemaale ja selle Zaporižžja ambitsioonidele. Ukraina ei pruugi veel olla valmis Hlivopoli poole tungima, kuid Stepnogorski kasutamine uue tugipunktina võimaldab neil kasutada keskmaa droone selle asula ja ümbritsevate alade vastu, et häirida Venemaa edasitungi Zaporižžja suunas teatud kaugusel. Ja iga rünnak nõrgestab Venemaad. Iga kord, kui Venemaa nõrgeneb, tekivad uued võimalused vasturünnakuteks. Venemaal pole sellele vastust. Nad ei oodanudki, et midagi sellist võiks juhtuda. Uskumatu üleöö võit Ukrainale võib osutuda esimeseks sammuks Zaporižžja täieliku vabastamise suunas. Ja mujal Ukraina ida- ja kaguosas jätkub vabastamismarss. See on lugu, mis sobiks Hollywoodi stsenaariumiks. Intriigid, salajane planeerimine ja rünnakud, mis viiakse läbi uduvarjus. Vaadake meie videot, et näha kogu loo arengut. Ja kui teile see video meeldis, siis ärge unustage tellida The Military Show'd, et te ei jääks ilma meie kajastustest Ukraina viimaste võitude kohta Venemaa üle. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!